Tänane postitus on killuke Toronto koguduse ajaloost. Nimelt suvelaagritest. Noorte suvelaagrid on nii kodu-Eestis kui välis-Eestis olnud koguduse elu lahutamatu osa. Siin Torontos alustati laagritega 1951. aastal ja tänased koguduse liikmed kannavad endas sooja ja südamlikke mälestusi nendest laagritest. Sõites Simcoe järve äärde põikasime sisse ka Kiviojale, kus aastast 1962 peeti Toronto koguduse noortelaagreid, mis hiljem kujunesid koguduse laagriteks. Meie teejuhtideks on ikka Marika, Paul ja Aleksandra. Peaaegu nagu seedrimäts siin, väga palju seedripuid. Käisime siis siin metsas tulepuid lõikamast, kui lake oli, siis suured palgid. Kõik. Kas ei saagi rohkem sinna või sisse või see peaks nüüd osakut kätt minema või? Ei, siin ikka on rada olemas, mine. See on nii kinni sisse kasvanud kõik vanasti. Lõpuvarras oli siin paremat kätt ja see oli kõik siin. Telgid olid juba nüüd, siin olid autod pargitud, aga siis telgid olid kõik siis siin kus nüüd vasakule peal. Ma lihtsalt nott kipub natukene peale. Me olime väiksed lapsed siis, aga meie isad olid suurem osa need tegijad siin ja siis oli ikka. Aga palju sellest viimasest laagist möödas on? Millal viimast oli? Jaa, on küll, jah. Kas, Aleksandra, kas sina käisid? Jaa, okei. Mitte päriselt, meil oli nagu üks reunion. Me tegime ükskord tegime lihtsalt nagu... Jaa, no, aga no see, kui see aadress... Sealt lipu juures oli hommikupalvus ja siis kõik jooksid sealt alla ja siia. Mõni on oma madratsi veel siia jätnud. Siit jooksid ümberringi, siin oli alati kaupside telk oli siin ja hanikattide telgid olid siin. Kohe nimelised kohad. No, kui keegi pani oma auto või telgid valesse kohta, siis oli ikka vaadata. No, lihtsalt oli, niivisi harjumus oli sees. Ja siin oli siis need primused ja asjad, kus keedeti, pudru. See on nii dangerous koht teha nagu suurt. Lõket. Jah, see tundub küll, jah. Ma arvasin, see oligi nagu köögikoht. Aadress või midagi sellist. See oli, aga siit oli kõik, nagu teerada oli siis ajatud. Okei. Jaa, aitäh. Okei. Puud ei olnud siin ees. Jaa. Sellest ajast. Ei ole. Aga siin oli see köök oli. Aga vaata pool, see on kõik kinni kasvanud. Sealt nad jooksid. Kelle telk siin oli nüüd? See oli, oota, keegi esimene, kas oligi... Hanikat. Kaupsid olid siin kusagil. See oli nende külg siin igal pool. Ja läksid juba vilviksid ja krabid ja need olid kõik seal ja siis tulime siit läbi köögi. Tähtsusjärjekorras oli. Või kus teie kohad olid? Need telgid? Kui te olite noored? No, need telgid olid... Teise pool need ka seal lagendid. Siin olid söögilauad ja... Sa tead, meie oma köök oli suure köögi lähedal, siis on hea teist korda. Siin oli ikka palju. Siin all olla. See oli. Siin on väga palju ruumi, aga on ikka varju. Päiksekate ja... Jaa. Aga jah, siin olid nagu, meil olid nagu puldunid, katused olid peal ja... Vahest tuli ikka niivisi valas vihmad. Oli ikka siin ujus vahest, aga... See käis laagrielu juurde. See käis laagrielu. Ja kõige hullem koht oli see nurk seal. See oli nagu madalik ja kes oli sinu see Taavet Krabi ja Peeter Polašek olid ükskord seal telgisid. No seal ikka pool meetrit vett oli seal telgi põhjas. Aga ei tea, kes seda omab nüüd? Ei tea, kas on ikka veel nende perekonnas või? Aga vaata, siin oli... Miks toju jälle teha? Vilbiksi telk oli siin, kas ei olnud? Ja krabid olid seal ja siis siinpool olid Jürimäed. Aga kui me oleme abiellus...
Siis me olime teisel pool. Siis me olime seal kusagil. Selle jooksul, et seal tuli hommiku päike tuli peale ja siis kuivatas. Ma tean see üks kord, kui ma tulin siia, me olime vist siin kuskil. Ja. See oli väga soe hommikul. Kusagil seal, ja siis see koosolekuplats oli, ütleme, siia poole. See on seal nagu puude all, seal puude all oli siis koosolek, aga telgid olid kõik siin, seal ääres kõik täis ja siis seal keskel oli siis see lõkke tuli ja siis lipuvarras oli seal ja siis oli hommikul oli hommikupalvus ja kõik oli ja siis söögipalve ja siis sealt jooksime siis tegi võidujookse, kes siis esimeseks sai siis toitu omale. Pudru. Ja muidu üldse pudru peaaegu ei söönud, aga vaata laagri siis oli ikka pudru. No. Aga mis on juhtunud? Siin see mägi oli kõrgem. Ei, me olime madalal. Aga kui me tegime pilte, see oli ju, inimesed olid nagu seal nagu said ju 10 rida seal, inimesed olid kõik nagu, aga see nagu peaaegu lages maa siin ju. Aga seal nagu tõusis kõrgemale. Ei oska ütelda. Huvitav. See on 30 aastat tagasi võib-olla, ega me pole No, aga see on... Võib-olla ükskord on siit läbi, aga mitte nagu laagert pole enam. Ei, see peab olema vähem kui 3, sest Jüri ikka paar korda ikka oli laagris. Me tegime ma olen üks kord siin olnud, me tegime juuni. Jaa. Ei, aga ma mõtlen, aga see pidevalt iga aastane asi. Me tulime mööda, aga ma ei tea, kas on, aga saun oli siin jõe ääres. Oh, really? Jaa. Me pole iialgi sauna saanud minna, aga me käisime vahest sealt ujumas. Järel midagi on seal maha. See võib olla see tulea see. Jah, ongi. Ja vaata, jõgi oli siin, tuli siia maani välja, aga see on kõik kinni katsunud. Aga see tähendab, et võib-olla see ei olnud otsa, võib-olla see oli natuke seal pool. Jah. Vesi oli küllalt sügav seal, et sai ristida. Ja, nüüd on täiskasvanud, jah? Ja. Nii täiskasvanud, jah. Jõgi oli natukene sügavam seal, aga näed, vaata, see on kõik kinni kasvanud, siin oi, kõik pilliroogus, see oli täitsa niisugune nagu väike, sest et siin oli, ta pani veed kinni siin, et see oli siis nagu kosk siin, et see siis tõstis selle kõrgemale, aga siin pole üldse seda pilliroogu üldse mitte midagi olnud. Ta tegi niisugune nagu tiigi siit sellest. But is this the same water that the Jõekäru? Ja igal siin all on need krossid ja Marika siis, kui me käisime siis selle kose juures nagu lihtsalt istusime selles, oli siin pool oli see, aga siis all on see kross, Marika ükskord tõusis püsti, siis lõi oma pea selle vastu ära ja siis oli üks pastor Edgar Toompu tänud meie, aga ta oli Kanada kogudus. Tema siis võttis Marika sülle ja siis viis ta sülle üles ja siis sealt läksime sinna tagasi kohvi, seal oli väike haigla seal linnas. Pandi talle ikka. Ja seal keskel on ka ikka läheb ikka nii, ma ei tea, kas see päris 2 meetrit sügav on mõnes kohas, aga ikka oli nii. Parajalt sai ujuda, aga jäänud pillirood, seda pole üldse olnud sel ajal. Tänane ajalookilluke on tõestus taas sellest, et see, mida me panustame noortesse ja lastesse, kannab head ja pikaajalist vilja, kas või mälestuste ja emotsioonidena.